Kas sa mäletad meile Vene aeg, kui ei olnud nii palju piisavalt erinevaid asju ja kõik käisid nagu copy-paste sarnaste riiedega ja kõik oli samast poodidest saadaval. Ja minu emel oli selline kast ehtedega, kus olid kõik nii ilusad ja vääriskivid, poolvääriskivid ja erinevad ehted ja mul oli alati nii põnev seda vaadata, proovida kättega, pudutada ja et vaadata, mis seal on. Ja iga kord, kui ma läksin sinna karpi sisse, iga kord ma avastasin enda jaoks midagi uut ja põnevat. Aga ma jälgin praegu, aga ma ei lubanud iseendale seda proovida. Sest kuidagi nagu tohib ei tohi, ema ei keeldunud, aga ta ei öelnud ka, et võta ja mängi. Et kõik need asjad olid väärtuslikud. Ja kui ma praegu vaatan klienti, et vahest inimesed broneerivad minu juurde aega, isegi tulevad. Aga siin sees nad ei luba iseendale massaaži. Nagu mina ei lubanud lapsepõlves endale emme-ehted proovida, kui ei olnud keelatud. Täpselt vahest ma näen, et mõned inimesed ei saa endale lubada enda eest hoolitseda, enda eest või enda peale kasutada aega ja raha, investeerida oma tervisele, oma aega ja raha ja isegi kui nad broneerisid aega, nad vahest tulevad põhjusega, et umbes nädala aega ennem seda, kui nad tulevad massaažile, neil kindlasti midagi juhtub. Venitas jalga, venitas käsi, jäi magama kuidagi valesti ja enam ei tööta nii hästi kael. Et kõik need mured nagu annavad seda lubadust tulla massaažile. Nagu ilma selleta ei saa. Ja kui ma märkan, et nagu alateadlikult me ise ennast seadistame ja inimesed otsivad neid põhjused, miks ma pean tulla massaažile, sest mul on see valutab ja sellepärast mul on lubatud, mulle tohib käia. Ja siis ma räägin, et sa ei pea haigeks jääma, lihtsalt tule massaažile ja lihtsalt naudida ja võtta endale aega, sest see on palju odavam ja palju kasulikum investeering, kui sa investeerid oma tervisele mitte selleks, et ennast pärast ravida, tervendada ja panustada aega ja raha oma tervendamiseks. Tule naudida!